Täna ma tahaksin rääkida elu eesmärgist, missioonist, sihist, nimetagem kuidas soovime. Et eelmises videos me rääkisime oma väes elamisest ja seal ma seda teemat põgusalt puudutasin, et selleks, et olla väekas, elada oma väes, peaksime ka elama oma missiooni. Ehk siis me peaks teadma, me võiks teada oma elu missiooni ja teha samme siis selle missiooni suunas. Meil võib olla mitmeid missioone elus, eks, et see ei pea olema ainult üks. Aga tihti on nii, et me ei tea neist ühtegi. Et me ei teadvusta neid endale. Ja kuna praegu on kevad ja paljud noored on valiku ees, kelleks saada, mida minna õppima. Lisaks sellele on meil olnud selline raske aasta, kus paljud inimesed on kaotanud oma töö ja on kaotanud oma ärid. Ja selline vaatlus, sisemine vaatlus, et mis on minu missioon, mis on minu tegelik tee. Et see on hästi aktuaalne. Et isegi ka näha selles, et kui sa oled nüüd selle töö kaotanud ja võib-olla sa tunned hirmu ja ebakindlust, siis tegelikult näha seda kui võimalust. Kui võimalust tõesti praegu mõelda välja, mis on see, mida sa tegelikult tahad teha, mis on sinu kõrgem mina, sinu hinge püüdlus siin elus ja valida siis juba selline tee endale. Kuidas siis teada? Kõigepealt ma kutsun üles mõtlema selle peale ja mitte ainult mõtlema, vaid tunnetama kogu kehaga. Mis on see asi siin elus, mis sind ajab tõeliselt elevile, nagu positiivselt. Midagi, mida sa võib-olla teed, tundide kaupa võid teha, sul ei saa sellest küllalt. Et aeg justkui jääks seisma, kui sa tegeled siis selle asjaga. Mõtle, mis asjad need on. Võib-olla see on üks kindel asi, võib-olla seal on mitu asja. Ja pane need asjad enda jaoks kirja. Ja vaata, mis need on. Ja teisest küljest, et mis on sinu sügavam selline uskumus, sisekõne, mis ütleb, see ei too küll midagi, siis siin ei ole mul teistele midagi pakkuda. Et vaata ka neid asju, mis tuleb välja ja pane ka need kõik kirja. Ja seal on siis nüüd koht, kus mõtiskleda, et miks need uskumused mul on? Kas kust see uskumus tuleb? Kas tõenäoliselt sinu vanemad või keegi on öelnud, et sellega elatist ei teenita? Ja mis sa saaksid teha, et seda uskumust muuta? Et tihtipeale on meil uskumused aastakümnete tagused, aastad muutuvad pidevalt, elu muutub. Et need uskumused ei ole reaalsed. Teine asi, mõned inimesed ütlevad, et ma ei tea, ma ei tunne millegi suhtes elevus. Vaatan lihtsalt telekat ja elu voolab. ei ole kirge. Ka see on täiesti võimalik, kui me oleme terve elu elanud kellegi teise elu ja surunud alla oma tõelisi tahtmisi, siis me tegelikult ei teagi enam, mis need tahtmised on. Me ei ole enam endaga kontaktis. Aga meil on võimalik endaga kontakt saada, kui me seda soovime. Ehk siis, võib-olla sa valisid karjääri vastavalt oma vanemate ootusele. Võib-olla teie peres kõik on arstid või juristid ja eeldati, et ka sinust saab arst või jurist. Võib-olla sa isegi oled nagu enam-vähem täitsa rahul sellega. Aga mõtle, et kas seal on nagu, seal taga on see energia, seda on nagu raske sõnadesse panna eesti keeles, aga tõesti selline kirg
kirg ja jõud, et sa tahad seda teha, et sa tõesti näed, et sa muudad maailma paremaks, et sa annad inimestele midagi läbi selle. Ja see on kindlasti ka koht, kus ego kipub meid tihti välja rääkima, vabandama, ütlema, et jaa, ma annan umbes, ma loon meeletult väärtust, miljoneid, ma teenin tohutult palju ja läbi selle ma kulutan palju ja inimesed, paljud saavad siis läbi selle nagu, mõtle, kas see on ikka see, läbi mille sa tahad maailma paremaks muuta. Et ma ei anna hinnanguid, aga lihtsalt kutsun üles mõtlema. Kui sa nüüd tunned, et sul ei ole mingit kirge, siis ma kutsun üles minema tagasi ajas. Ja minema ajas tagasi umbes sinna, kus sa oled selline 7, 8, 9 aastane, 10, enne teismeiga. Ja mõtisklema, et mis oli siis, mis sulle väga-väga meeldis teha. Et see on see aeg, kui me oleme veel sellised puhtad ja avatud ja kuigi me püüame olla oma vanematele meele järgi, me siiski ei ole veel mürgitatud kõigist sellest ühiskondlikest ootustest ja arvamustest. Me tõesti teeme kogu südamest seda, mis meile meeldib üldjuhul. Vaata, mis asjad need olid, mida sa tegid. Et mina võin näiteks tuua enda puhul näited, et mul on 2 suurt kirge. Mul on neid rohkem, aga ma toon neid 2 suurt kirge. Üks on astroloogia ja teine on reisimine. Ja tõesti reisimine nagu viisil rändamine pikaajaliselt eksootilistel maadel viibides ja tutvudes kultuuriga, et mitte turismireisi ma ei pea silmas. Ja ma võin öelda, et selles vanuses ma tegelikult juba kas mängisin või uurisin nagu neid mõlemaid valdkondi. Ehk siis, et mina olin tõesti see, kellele meeldis, et mul oli mingi väike matkakott maal, panin selle käbisid täis ja ma käisin mängult siis kuskil ära matkamas kuskil metsaservas. Ja mulle see väga meeldis ja mulle on see siiamaani meeldinud ja ma olen seda väga palju teinud ja tegelikult mingis osas sellest kujunes ka ühel hetkel minu pakkumine teistele, ehk siis, et ma viisin inimesi eksootilistele maadele ja ma tõesti väga nautisin seda ja ma loodan, et ma ühel päeval saan seda jälle teha. Teine asi on astroloogia täpselt, et see on ka selline, kuhu ma võin ära kaduda tundideks, et ma unustan süüa, ma lihtsalt nagu lähen ja loen ja vaatan õppevideosid ja nüüd mul on õpetaja juba vastaja, ma õpin ja see on selline asi, kus mul meeldib nii-öelda kaevata. Ja tõesti, ma võin seda pakkuda ka juba teistele, interpreteerida ja vaadata ka, mis on nende elu eesmärk ja nii edasi kaartide pealt. Aga jah, et see oli midagi, mida ma lugesin juba lapsena, salaja oma mingit ema raamatut või koopiat raamatust, tollal ei olnud selline valdkond üldse lubatud. Ja ma mäletan, et ma lugesin ja mõtlesin, et põnev. et minge ka tagasi sinna lapsepõlve ja mõelge, mis oli põnev siis ja võib-olla need asjad olid lihtsalt mingid mängud, aga mõtle, millised mängud? Et millised mängud sind köitsid? Sest tegelikult nendes mängudes oli ka tõde, et ma ei hakka kõiki näiteid tooma, aga kui mina vaatan oma mängude peale, siis tegelikult väga paljud neist on jätkuvalt mu elus ja mõned neist on olnud mu elus ja need on olnud ikkagi need asjad, mis nagu väga-väga meeldivad ja panevad silmad särama. Vot, ja seeläbi siis kutsun sind tänases videos üles leidma
üles oma missioon, oma tee ja kõndima seda teed. Ja tõesti võta esimesed väiksed sammud, see ei tähenda, et kui sa selle nüüd leiad ja algul vaatad, et ma tõesti ei kujuta ette nagu, mis sellest, kuhu poole, kuidas minna, tundub väga hirmutav. Siis vaata, mis on nagu need esimesed väiksed sammud, mis sa saad teha. Ja teisest küljest vaata, et mis on need hirmud. Need hirmud räägivad hästi palju meiega. Ja et tihtipeale me saame need hirmud tegelikult maha võtta. Et üks suurimaid hirme on kindlasti finantshirm. See on asi, mis inimesi palju hirmutab. Olles ise teinud sellise radikaalse sammu, kus ma tulen töölt ära ja ma ei saa järgmine kuu enam palka ja ma lähen nagu oma unistuste suunas. Ma võin öelda, et see sammu tegemine on oluliselt hirmsam kui pärast seal elamine. Et loomulikult seal tuleb ratsionaalselt läbi mõelda ka asjad, kui sul on laenud ja liisingud, aga vaadatagi selle nurga alt, et kas sul on neid kõike vaja. Et tihtipeale me ikkagi harjume ära nagu mingi sissetulekuga ja siis me võtame endale hästi palju koormusi. Me tarbime tohutult palju. Ja tegelikult pärast sa vaatad, et me tarbime tihtipeale selleks, et me oleme rahulolematud. Me oleme sisemiselt rahulolematud oma eluga ja seetõttu me peame palju tarbima. Jällegi minu enda näitel on ju, ma võin öelda, et tõesti ma ei ole kunagi olnud väga suur tarbija. Aga kui ma vaatan praegu tagasi oma elule 10 aastat tagasi, siis ma mõtlen, et ma olin ikka nagu mõttetu tarbija, ma oleksin palju vähem tarbida. Et tihtipeale need ostud, mis me sooritame, tihtipeale sooritame neid meeleseisundis, kus me ei ole endaga rahul, kus me tunneme, et me ei ole piisavad ja siis me peame ostma asju, mis kuidagi tõestaksid, sa oled seda väärt. Ja see on hästi suur lõks. Ja oleneb siis sellest tühjuse tundest ja väärtusetuse tundest, kui palju me tarbime, siis me loome enda ümber meeletul hulgal, üritame endale selgeks teha, meie ego kogu aeg üritab meile selgeks teha, et meil on seda kõike vaja, meil on kõike seda vaja, me oleme seda kõike väärt, aga tegelikult me ei tunne, et me oleme väärt, sest me tegelikult ei ela iseenda elu. Et need on asjad, mille üle ma kutsun sind mõtisklema. Samamoodi, kui sa tunned, et sul on vaja abi, et välja mõelda, mis on sinu missioon, et sul on vaja toetust, sul on vaja keegi, kes küsiks küsimusi, siis võta minuga ühendust, et ma teen coachinguid sel teemal ja samamoodi vaatan seda ka, kui astroloogia on sinu asi, et me saame ka vaadata otseselt, mis siis sinu sünnikaardi järgi on need potentsiaalsed valdkonnad, mida sa võiksid oma elus arendada, mis viitavad siis sinu elu eesmärgile. Vot, aga kohtumiseni järgmine nädal.